olete mõelnud, mida teevad tühjad laevad sadamas? Kas nad lihtsalt hulbivad merel? Või tehakse siin ka midagi kasulikku? Lähme küsime kõige targemalt, kaptenilt. Mida teeb kapten laeval, mis praegu ei sõida? Kapten ootab reederi korraldust, et laevaga merele minna. Aga kes see reeder on? See reeder on üks salapärane inimene või üks ettevõte, kes omab seda laeva, kellele kuulub see laev. Ja tema otsustab, millal ja milliste sadamate vahel see laev peaks sõitma. Aga miks üldse laeval meeskond peal on ja kui palju teid umbes siin praegu on? Meil on hetkel pardal 11 inimest. Nii vähe ainult, 11. Ja nende 11 inimesega me peame suutma hoida laeva turvaliselt kai ääres ja me teeme väga palju muid tehnilisi töid, mis on vajalik selleks, et kõik seadmed töötaksid. Kõik mootorid läheksid käima sel hetkel, kui me nuppu vajutame. Kas sadamas igav ei ole seista? On küll igav. Tuleb tunnistada, et meremehele sadamas seismine ei ole kõige parem töö tegemise viis. Ja ma ootan kannatamatult, et saaks meeskonna pardale, saaks reisijad kutsuda laeva ja minna kõik ühiselt merele. Aga kas siis sõit on toredam ja lõbusam? On küll. Meremehe jaoks ikkagi meri ja liikuv laev on see, mis meile meeldib palju rohkem. Aga sadamad ootavad meid, meie head tuttavad sadamates, need samamoodi ei pääse meresõiti ilma sadamateta. Siin on väga palju nuppe, aga mina rooli küll ei näe. Kus siis rool on? Rool on meie lähedal ja meil on mitu rooli. Kõige tähtsam rool on see, mis on käsirool, vaata, see jääb siia taha. Seda sa peaksid siit selja tagant puudutama ja siis on võimalus näed siit samast eest keerata ühte kangi või neid kahte kangi veel eraldi. Ja kõik need nupud siin ümberringi, need on meie jaoks väga suure sümboolse tähendusega. Ehk siis, kui kuskil mingi tuluk hakkab vilkuma või annab mingi helisignaal meile märku, et kuskil on midagi paigast ära, siis peab tüürimees teadma, mis ta järgmisel hetkel teeb. Aga miks siin siis nii palju lippe on? Nende lippudega on selline kaval lugu, et kui meil täna on mobiiltelefon ja sa saad helistada oma vanematele või sõpradele, siis vanasti merel kauge vahemaa tagant meremehed vaatasid binokliga ja lippudega anti edasi sõnumeid. Ja nende sõnumitega on võimalik anda väga keerulisi tekste edasi. Ühed ütlevad ühe lause, teised loevad ja siis vastavad. Nii et näiteks on olemas lipud, mis võiks täna esimesel võimalusel tõmmata masti, on Q-tähelipp, kollane. Ja see tähendab seda, et minu laeval ei ole ühtegi nakkushaigust ega pisikut ja te võiksite mind võtta siin sadamas avasüli vastu. Mul on üks väike unistus ka. Ma tahaks hudupasunat lasta. Milline nupsid seda hudupasunat laseb? Teeme seda proovi ära. Me oleme küll sadamas ja eks linnarahvas imestab, miks laevad annavad hudupasunaga signaali, aga teeme selle proovi ära. Vajuta seda nuppu siin. Ei väsi, kui sa 2 nädalat järjest laeva peal pead töötama ja kas sa magad? Ma kindlasti väsin ja selleks ma peangi vahepeal puhkama. Kapten ei ole kogu aeg 24 tundi sillas. Mul on head kolleegid tüürimehed, kes võtavad ühel hetkel selle navigatsiooni poole enda kanda ja siis, kui laev on sadamas, siis seda enam saab kapten puhata. Sul on oma kajut. Kas võime vaatama minna? Lähme käime. Vaatame seda kajutit koos. See on täpselt siin kapteni silla taga. Nii, mine sinna minu ees. Nii, siia paremale ja siis kohe siin saab külalisi vastu võtta ja siin on tööalased jutuajamised ja siis, kui mul on mingeid töösõnumid tuleb, siis on mul ikkagi arvuti ja mul kõrval. Kaptenil lausa 2 oma laeva. Seisval laeval küll igav ei hakka. Järgmine nädal lähme vaatame masinaruumi laeva südamesse. Püsige lainel!